Tere! Siin soovin rääkida teile, kuidas mina sorteerin maalambavilla. Ma pean ainult väike kari ja tänavu oli 10 lammast, mida pügati. Kun pykajat tuli kohdalle, siis olin juba väliselt puhastanut natukene villa, ettei oleks nii palju heina sees. Iga lamba villak olen pannud eraldi, näiteks siin lastevannidesse või siis võib panna pappkastidesse või suvalised korvid, mida on olemas. Villak panen kastidesse nii, et löökepind on väljaspool. See tähendab see, et võimalikku hein, mis on lamba sisse jäänud kinni, nii see jääb sissepoole. Pügamise juures pügajad üldiselt ka pügavad eraldi kõhualused ja need ma olen juba eemaldanud ja võtnud ja pannud kõik kõhualused eraldi. Nii et praegu selles sorteerimised kõhualused ei ole. Võtan lammas lahti, nii-öelda villak, nii et lamba väline vill on siis ülesse poole. Ja praegu on siis väga lihtne nüüd ära noppida siis heinad, mis on näha või näiteks timut, mis talvisel ajal on jäänud vilja sisse toitlustamisega koos. Villalamba pidamine või maalamba pidamine, kui soovid pidada need just villa pärast, nii on väga tähtis, et lammastalle oleks kogu aeg puhas allapanu, terve talv läbi. Nii, ma olen teinud ka pügamise juures, mul oli see aasta siis 10 lammast, nii iga lammas on saanud selline puuvillane pael, näiteks siin on nüüd 10 sõlme peal ja mul on nimekiri ja ma tean, et selle lamba nimi on Sepp. Ja korvi sisse ma panen lühemad. Ma sorteerin nüüd, kui kõhualused on ära võetud juba, ma sorteerin vill 2, 3 või 4 erinevatesse unnikusse. Natukene oleneb, kas on ühevärviline või kirjulammas. Ja kui ühtlane on lamba vill. Mul on tühi kast, kuhu ma panen nüüd märk, kelle juurde vill siis tuleb ja siia tagasi ma panen siis need lühemad villad. Pikad või keskpikad villad panen eraldi sellise sibulakotti ja hoian need siin, kuni ma olen pesnud villad. Niisiis ühe lamba vill võib näha niimoodi peale sorteerimist. Mul on eraldi kaus, kuhu ma panen praht, see on nüüd sellist, mida jääb siis ära viskamiseks. Siis on kasti sees, siin on märk, lamba nimi nii-öelda ja lühemad villad on siin. Selle lamba juures ma sain veel 2 muud, näiteks sellised mitte kõhualused, vaid kaelaalused võivad olla väga puru, sellist peent heinapuru sees ja seda peaks eraldi pesema. Muidu sa rikud ära kõik see vill ja sul on see puru igal pool villas. Et kõik, mis on väga mustad ja väga heinapuru sees, niin need pestakse eraldi. Sellel noorel jääräpoissil oli ka selline karv, mis ma sorteerisin eraldi, kuna ma ei tea, mida ma teen selle väikse, aga ta on selgelt jämedam ja ilmselt ta ka ei vildi. Nii et see ei sobi siis viltimiseks. Ja siis pikk vill on mul siin selles kotis, kollases kotis, pikk vill ja puhas vill. Ilusat sorteerimist teile!